Tere hommikust, Eerik Orbu. See nimi on vale. Sõna otseses mõttes vale. Ja ma olen Tanu Saagi. Väga meeldiv on sinu süüa väga sellist tummist pašat. Mul ka. Sul ka või? Kuigi sa tõstsid selle oma nina alt ära. Praegu kohe ma seda sööma ei hakka. Ei, sa sööd ja käitud nagu täiesti normaalne tavaline inimene. Vaata meid, me oleme täitsa normaalsed. Ei või? Ei või? Ei, no hakkab pihta, noh. Come on, nagu sellest ei ole raske tegelikult aru saada ju. Aga sina ei saa sellest aru. Ma teen selle asja lihtsaks teie jaoks. Nii. Selles mõttes ma teen asja lihtsaks. Sa sööd liiga palju. See on fakt. Kas see on tappev? Oh, paša, oh, kaneelisai, oh, kohv, ma nüüd kõik laksin sisse endale. Ma söön silmadega ju. Ja siis ma nägin seda pašat ja mõtlen, wow. Ütleme niimoodi, et ma ei usu, et sellised asju on. Ja sa naudid cappuccinot ja kõik on normaalne. Jaa. Ma söön päris suurtes kogustes. Alkoholi on ju. Ja kui ma jätan tarbimata, siis ma tunnen ennast küll teistmoodi. Kas mul on sõltuvuses siis? Iga 2 tunni taga on söömine, sõltuvused ja mingi... No, mina pigem arvan, et ma armastan häid asju, aga ma armastan neid häid asju süüa seal sohva peal lösutades, telekat vaadates ja et kui ma olen selle kõik ära söönud, siis ma ei hüppa püsti, ei lähe, ei tee peale ja ma arvan, et see aitab ka juba. Jah, sul on toitumine vale ja liikumine puudulik. Tõesti katastrofaalne siis. No muidugi, katastroofi muidugi. Okei, ma näen täitsa kobe veel välja. Vanaema on alati seda rääkinud. Ja kes su vanaema oli? Et ei olnud kõige targem inimene. Ja ma tahaks näha, kes mulle oskab midagi vastu öelda. Aga võib-olla Evelin Ilves. Okei, no selge. Mis sa siis kostad? No, siis ma lihtsalt kirjutan talle niimoodi kava valmis. Tavaliselt siis tõmbabki inimestel täiesti nagu lukku, et siis nad nagu... Miks te närvi läksid? Tähendab selles mõttes, ma ei ole kordagi närvi läinud. Näe, Õhtulehes kirjutati ja... Ma ei tea, see nüüd ei kõla väga hästi, aga ütleme niimoodi, et mul on võlur. Ma lihtsalt teen selle asja lihtsaks. Mul on kindad käes. Ja siis ma teen sellise asja, et ma võtan ühe kinda käest ära, aga kes võtab teise kinda käest ära? Aidake mind, ma ei tee seda üksinda ära. Ma lihtsalt tahan seda öelda, et Evelin ei ole see inimene ja mina olen see inimene. Aga see kinda asi, mis ma tõin, see oli puhtalt näide. Nii et... No kui kaugele sa oled nõus selle asjaga minema, et kas sa oled nõus päriselt ka kohtusse minema? Mul on reaalselt teode tulemused taga. Oi, päriselt. Seega mul on väga palju ette näidata. Aga kes maksab? Aga kes maksab? Võib-olla need lapsed, kes praegu lasteaias on, võib-olla nemad. Raha ei ole. Ja nii lihtne ja nii karm see tegelikult ongi. Võib-olla õhtul ikkagi jätaks selle magusa koogitüki. Mida iganes. Ei, see toitu tuli üldiselt ebatervislikult ja sa ei mõtle, mida sa endale suus sisse ajad.